Tänan, proua president, lugupeetud volinik, head kolleegid. Tundub olevat sümboli tähendusega, et valgust kartvaid tegusid arutame pimedas öös. Igal aastal kuritarvitatakse Euroopa seksitööstuses sadu tuhandeid naisi. See on kiiresti kasvav tööstusharu, kus põimuvad uus tehnoloogia, kriminaalsus, narkootikumid, suur raha, kuid mida saab iseloomustada ühe sõnaga vägivald. Teada on, et enamik naisi tõmmatakse seksiärisse halbade sotsiaalsete olude, enamasti vaesuse ja tööpuuduse tõttu. Suurim hulk prostituute on pärit just kõrgema tööpuudusega piirkondadest, Euroopa Liidu mastaabis aga vaesematest Ida-Euroopa riikidest, mis näitab seda, et Euroopa Liidul ja liikmesriikidel eraldiseisvalt tuleb tegelda esmalt riskirühma kuuluvate naiste kutseoskuse parandamise ja neile aktiivsete tööturumeetmete rakendamisega. Kahtlemata on prostitutsiooni probleemide teadvustamisel vastavasisulistel kampaaniatel nagu punane kaart sundprostitutsioonile oluline koht ning ka teatud perioodiline mõju ühiskonnas probleemi teadvustamisel. Kuid leian, et sundprostitutsioonile ja naistega kauplemisele seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil tuleb ühiskonna ja üldsuse tähelepanu juhtida pidevalt. Leian, et tihtilugu on ennetavatele meetmetele kulutatav raha tulemuslikum, ka majanduslikult lõppkokkuvõttes odavam kui pidev probleemi lõpptagajärgedega tegelemine. Lisaks ennetavatele meetmetele tuleb siinjuures pidada oluliseks ka liikmesriikide vahelist politsei koostöö tõhustamist, seda eriti seoses Schengeni viisaruumiga. Kutsun komisjoni ja siin esindatud poliitilisi erakondi olema resoluutsed ja aitama kaasa prostitutsiooni heitmisele ajaloo prügikasti ning toetama oma koduriikides prostitutsiooniteenuse ostmise keelustamist. Nõudluse blokeerimisega jõuame lõpuks ka eesmärgini. Siin ongi lõpetuseks oluline rõhutada, et kõikjal Euroopa Liidus peab prostitutsiooni ja inimkaubanduse suhtes kehtima nulltolerants. Asume otsustama ja tegutsema. Aitäh tähelepanu eest!